Et teeks kokkuvõtte sellest, kus me oleme. Ma ütlen niimoodi, nagu Lennart Meri ütles, Eestile on kombeks üks president korraga ja parteile on kombeks ühed valimised korraga. Eelmise aasta suvepäevadel me rääkisime kohalikest valimistest, selle aasta suvepäevadel räägime presidendivalimistest ja kohe, kui presidendivalimised läbi on, siis põhimõtteliselt sealt sama soojaga läheme edasi ju Riigikogu valimistele. Ja eks need presidendivalimised on Riigikogu valimistega väga tihedalt seotud nii või teisiti. Ma vaatasin, mul on niisugune hästi karm korraldus on antud erakonnas, et juulikuus ei tohi mind tülitada mitte keegi, mitte ühegi teemaga. Ükskõik, kas algab sõda või keegi ära sureb, ma saan sellest pärast teada, kui ma puhkuselt välja ka tulen. Aga tavaliselt ei peeta sest keelust kinni. Ja ikka üht-teist silmanurgast jälgin, mis uudistes toimub ja mis toimub ja vahepeal isegi helistavad mulle teiste erakondade inimesed ja küsivad, et kas teie ikka plaanite Marti toetada või äkki? Jaa, meie plaanime Marti toetada, äkki teie plaanite ka. Seis on meil selline, et kuskil, kui ma nüüd õigesti mäletan, juba veebruarikuus hakkas see niisugune rituaalne tants selle presidendivalimistega pihta, et me ikka otsime ja me ikka mõtleme ja lepiks kokku ja otsiks parteide ülest konsensust ja kõik istusime seal vanemate kogus, Riigikogu vanemate kogus ümber laua ja ma ütlen teile ausalt, Eesti poliitilise professionaalsuse tase on selline, et kõik üritavad valetada, aga väga välja ei tule. Et seal kõik said aru, et kõik ajavad üksteisele pada. Ainus, kes ei ajanud pada, kes ikka oma saba kergitab, mina ei ajanud pada. Ma ütlesin, et meil on plaanis panna kandidaat üles erakonna poolt, selle me teeme ära erakonna kongressil. Erakonna kongress toimub kevade lõpul või suve alguses ja meie läheme niipidi. Ja minu üleskutse on, et ütelge meile oma nimed ja siis vaatame. Ei, siis otsiti 4 kuud aeti Karisest juttu. Ma ütlesin, kuulge, Karis ei kandideeri, mis te jaurate Karise teema? Ei, me ei saa midagi otsustada enne, kui Karis ei ole öelnud, et ta ei kandideeri. Kõik teadsid, et Karis tegelikult ei taha kandideerida. Nii, siis Karis kukkus ära, siis kõik olid natuke aega peata ja siis hakkasid meile Temu kandidaadid tulema. Saate aru, eks ole, odavad pappkasti sees, nii-öelda sellised parema puudumisel. Temu kandidaat, kes nimetas ennast ise ja keda nimetas keegi teine ja üldiselt minu meelest on täiesti arusaamatu, kui keegi hakkab rääkima, et president peaks olema mitte poliitiline. Et samamoodi võiks nõuda, et meil töötavad haiglas arstid, kes on mitte meditsiinilised. Et jumala eest nad ei ole elus tohtinud verd näha. Palju, mis sest nahka välja head tuleks, ei tule ju. Presidendi amet on poliitiline amet. Presidenti valivad poliitikud, see on poliitiline protsess, aga mis veelgi enam ta hakkab pärast tegema poliitikat. Ja kui tuleb meile võetakse jälle kusagilt niimoodi kübarast välja mõni Kersti Kaljulaid või Alar Karis, kellel muidugi kõik on kenad inimesed. Ainult, et me ei tea, mida nad tegelikult esindavad või mis on nende maailmavaade või kuidas nad valivad keerulistes valikutes, kuidas nad hääletaksid ühe või teise eelnõu puhul. Mitte midagi ei tea. Kõik on kenad inimesed lihtsalt. Siis elus kipub niimoodi olema, et kui sa ei tea, kuidas läheb, siis läheb tavaliselt halvasti. Kui sul ei ole võimalik ennustada, et mis sealt välja tuleb, siis tavaliselt läheb halvasti. Ongi läinud. Tegelikult on läinud nii Kersti Kaljulaidiga halvasti, kui läks ka Alar Karisega halvasti. Alar Karis lihtsalt ei viitsinud seda tööd teha. Kaljulaid, kõik me teame, et nagu soomlased ütlevad, pähkä hullu. Täiesti hullu. Ja vähemalt need parteilised kandidaadid, kes ennem neid olid, eks ole, Ilves, Rüütel, Meri, kõik teadsid midagigi nende sellisest poliitilisest kreedost. Võetakse meilt kuskilt välja mingi akadeemik või ärimees või me midagi ei teadast. Ja võime kindlad ette olla, et pettutakse. Nii et minu meelest see protsess on nagu valesti läinud algusest saadik ja ta ei saagi väga palju paremini minna, sest et reeglid on sellised. Ja kui seda halbade reeglitega teevad seda sellised poliitilise kõrgpilotaaži virtuoosid nagu Lauri Hussar või tema parem käsi Indrek Tarand või mingid muud sellised ütleme Juku-Kalle parteikaaslased, eks ole. Ei saagi midagi tulla välja.
Aga keegi neist ei muretse sellepärast, et süvariigil on ju plaan. Ega meie ei pea muretsema mingid kampaaniad. Vaata, me oleme jõudnud Eestis olukorda, kus demokraatia teesklemisega enam väga palju vaeva ei nähta. E-valimised on nagu on, eks ole, kõik saavad aru, et on pettus, aga teeskleme, et ei ole midagi hullu. Õigusriigiga on nagu on, eks ole, kõik saavad aru, et mingid õigusriiki meil ei ole, aga teeskleme. Ühesõnaga, enam väga ei pea teesklema ka, eks ole. Kas Michal teeskleb, et ta hoolib või kas Michal teeskleb, et tal läheb korda või kas Michal teeskleb, et ta ajab nagu mingit Eesti asja, ammu enam ei teeskle. Pole vaja ju. Pole ju vaja, mis siis raiskada aega energiat. Ja täna ei teeskle ka ülejäänud parlamendierakonnad ei teeskle, et nad siin tõsimeeli otsivad presidenti, sest et kõik on selge. Süvariik ütleb neile ette, kelle me nüüd paneme ja siis nende asi on see kuidagi ära vormistada. Aga milles on probleem? Probleem on selles, et Donald Trump on Ameerika president juba varsti 2 aastat ja rahvusvaheline süvariik laperdab igas suunas. Ja see on koht, kus ma ei taha liiga sügavale minna välispoliitikasse või sellistesse udupeentesse teooriatesse, aga rahvusvaheline süvariik on demonteerimisel Donald Trumpi poolt. Ja kui keegi üritab aru saada, miks ta läks Venezuelasse või mis ta teeb Iraanis või mingid muud sellised skeemid, mis tal käivad, siis rohkem, siis see on kõik väga peen mäng, mida mängitakse, aga ühest asjast tuleb aru saada, selle mängu eesmärk on globalistliku maailmakorra lõpetamine ja globalistlik maailmakord lõpetatakse, kui lõpetatakse ära rahvusvaheline süvariik. Meie süvariik, meie väiksed tegelinskid on ju selle rahvusvahelise süvariigi kohalikud jublakad. Ja kui neil seljatagune on sassis, siis nad ei saa hakkama niikuinii. Nad ei ole kunagi hakkama saanud, nad on hakkama saanud sellepärast, et neil on olnud kõva seljatagune. Meie süvariigi seljataga on olnud rahvusvaheline süvariik ja meie süvariik on olnud meie nii-öelda poliitikute seljatagune. Ja kogu see ahel mureneb ja laperdab. Ja selle tõttu nad ei suudagi praegu ka selle presidendi valimistega kuidagi efektiivselt hakkama saada. Ja mis nad siis on teinud? Nad on teinud põhimõtteliselt juba enam-vähem aasta otsa, aga võib-olla natuke nüüd, nähtavamalt alates selle aasta algusest on tegelenud avalikkusele nimede testimisega. Proovime ühte nime, kuidas lendab, proovime teist nime, kuidas vastu kajab, kes hakkab kritiseerima, kes hakkab kiitma, vaatame, kuidas reaktsioon on, kas kuskilt mingi luugere kukub kapist välja, mida iganes. Et proovime nimesid, testime nimesid. Ja neid nimesid on siin testitud ja üleüldiselt need nimed on halvasti lennanud. Ja nimi, mis kogu aeg uuesti ja uuesti üles tuleb, on Ülle Madise nimi, sest Ülle Madise ei ole rumal inimene, aga on, kuidas ma nüüd ütlen, on inimene, kes on osanud hoiduda poleemikatest. Kuigi ta ise arvab, et ta on väga poleemiline olnud vahetevahel, aga ta ei ole tegelikult kusagil kunagi pannud kanda maha ja mingit võitlust pidanud. Ta on hästi ilusti libisenud igalt poolt läbi ja igalt poolt üle ja meie erakond ei toetanud Ülle Madise kandidatuuri õiguskantsleri teiseks ametiajaks, sest me olime näinud, et ta on seal lihtsalt kohatäide. Ilus kohatäide, et võtab aeg-ajalt sõna, räägib mingist põhiseaduslikest väärtustest, räägib õigusriigist, räägib liigsest bürokraatist, ta mitte midagi ei tee, mitte kunagi mitte midagi ei tee. Ja selle tõttu ta sobib. Selle tõttu ta sobib neile, kes seda asja otsustavad. Ja kuigi tal endal ei ole tegelikult suurt kanget ambitsiooni võib-olla isegi selle ameti vastuvõtmiseks, siis teda surutakse sinna. Ja ametiaeg õiguskantslerina, viimane ametiaeg õiguskantslerina hakkab otsa ka saama, ega ei ole ju paha, kui saaksid endale teise põhiseadusliku institutsiooni korraliku palgaga, elu lõpuni palgaga ja natukene veel edevust ka kõditatud. Ja Reformierakonna eesmärk on veelgi mitmekihilisem.
Esiteks saada president, kes ei sega. Teiseks, ja selles mõttes Alar Karis eriti ju ka ei seganud. Et kogu selle kisa juures, kuidas Alar Karis astus Reformierakonnale varba peale, Kaja Kallase Stark Logisticu skandaali ajal natuke vibutas näppu. See oli ka kõik. Ja seda nad ei suuda alla neelata ja andeks anda. Aga ta tegelikult ju ei seganud neid kunagi. Kas ta segas, kui võeti vastu usaldusega seotult kõik võimalikud ilged seadused? Kõik kuulutas välja. Kas ta segas, kui Kaja Kallas oma esimese valitsusel kõik keskerakondlastest ministrid üle parda viskas ja 2 kuud üksi valitses? Midagi ei teinud, isegi ei öelnud mitte midagi. Kas ta segas, kui võeti Riigikogus vastu kodukorda ja põhiseadust rikkudes seaduseid, et ta jätaks need välja kuulutamata, et kuulge, nii ei saa parlamendi tööd rullida? Ei, ta ei ole kunagi kedagi seganud. Ja sellest hoolimata ei kõlba, sest julges vahepeal plõksida midagi. Ülle Madise kindlasti ei hakka plõksima kellegiga midagi. Võib-olla meiega võivad kõik plõksida. Meiega see on nagu kuidagi iseenesest mõistetav. Aga ta ei sega Reformierakonda ega süvariikida, Ülle Madise ei segaks. Aga veel suurem auhind on ju see, et siis vabaneb õiguskantsleri koht, vahetult ennem Riigikogu valimisi saab sinna panna pikaks ajaks kellegi oma jope. Nii et selles mõttes neil on nagu seal topelt võit sees ja seda nad suruvad ja häda on kolmekihiline selle asja juures. Esiteks on 68 häält vaja. 68 häält ei tule kokku liberaalsest leerist, kui sa paned sinna Refid, Eesti 200 ja sotsid, ei tule kokku 68 häält, akna alt on juurde vaja. Akna alt nad isegi saaksid need puudu olevad mõned hääled kätte, aga Reformierakonnas endas on terve hulk inimesi, kes tõenäoliselt salajasel hääletusel ei hääleta Madise poolt. Sotsides on mõned inimesed, kes on avalikult välja öelnud, et nad ei hääleta. Nii et kui neil isegi, kui nad kilkavad, Kristo Enn Vaga kilkab, et neil on hääled koos, siis need on ainult paberil. Need ei ole sedelil, need on ainult arvestuslikud hääled, need ei ole sedelil, nad ei tea, mis saab. Aga muidugi me kõik üsna kindlalt võime ennustada, et Ülle Madise siiski seatakse kandidaadina üles viimasel minutil põhimõtteliselt, et ta ei peaks kellegiga debateerima, et ta ei peaks kuidagi mingisuguseid küsimustele vastamisi tegema. Ja proovitakse need 68 häält saada. Selle jaoks, et kindla peale minna, selle jaoks käiakse pressimas Reinsalut ja Kõlvartit. Reinsalu ja Kõlvart ei ole ega möh öelnud. Ei ole meile ega möh öelnud, ma olen neil mõlemale käinud rääkimas, et võiks ikkagi Marti toetada. Mõtleme ja arutame. Väga hea, vähemalt arutavad. Ja ega tegelikult me ei tea tänase päevani, mida nad siis otsustavad. Ma arvan, et eks nad järgmisel nädalal pärast vanematekogu midagi otsustavad. Välja saadetavad signaalid on sellised, et võib minna nii, võib minna no. Aga mis siis saab küll, et ära ei valita? Üle välistab valijameeste kogu ette mineku. See oleks, kuidas me nüüd ütleme, see kõik on liiga proosaline tema jaoks. See on nii kõrgetes sfäärides olevad inimesed nii madalale ei käi, et läheks mingite valijameeste kogu ette. Ja sellisel juhul, kui me läheme valijameeste kogusse, siis seal on niimoodi, et liberaalsel leeril ei ole enamust. Ja siis me keegi ei tea, mis saab. Ainus päris kandidaat, kui me nüüd demu kandidaadid kõrvale jätame, ainus päris kandidaat on tegelikult ikkagi Mart. Ma teen tööd selle nimel, et meil oleks ilusti väikse ülekattega koos ka 21 ja pluss esitamise allkirja ja eks siis peavad seal keskerakondlased, isamaalased peavad siis otsustama, et kas nad kukutavad ta läbi ja lasevad asja uuesti Riigikogusse, kus siis liberaalid juba veel kord ennast kokku võtavad ja kellegi ikkagi uuesti pressivad, proovivad ära pressida. Või lepivad Mardiga, sest et neil oma kandidaati ei ole ja ei olegi. Nii et selline on see meie seis ja lõbus saab olema ja mina küll arvan, et meie võimalus, et Mart saab presidendiks, ei ole ainult teoreetiline. Aga me oleme, nagu öeldakse Inglisemaal või Ameerikamaal, me oleme underdog. Me oleme see nii-öelda tagantpoolt tulija või see, kellel on šansid ei ole favorit.
nii et me peame siin pingutama ja pingutus, mis seisab erakonnal ees, mitte ainult Mardil või mul, vaid pingutus, mis on erakonnal ees, on ikkagi masseerida need valijamehed volikogudest endale. Et see on töö, mis meil seisab ees. Meil on vaja saada, lisaks Riigikogu häältele on veel vaja saada seal kuskil 10 häält volikogudest. Töö käib. Mul on mingi, ma ei hakka numbrid ütlema, aga et luure peab olema ainult endale, aga põhimõtteliselt me oleme seal enam-vähem seal piiri peal. Nii et me peame mõned kohad, kui kõik, mis on nii-öelda kirjas, et saame ära tulevad, siis on kõik korras. Aga alati tuleb arvestada võimalusega, et kuskil läheb midagi nihu. No vot. Ja nüüd, kui me mõtleme kõik selle kogu selle presidendi asja paneme Riigikogu konteksti, Riigikogu valimiste konteksti, siis mõned sellised suured taustatrendid ja mõned väiksemad vahetud poliitilise sellise oravaratta trendid. Poliitiline oravaratas kogu aeg keerleb, kuhugi ei jõua, kõigil on maru lõbus, kõik võhmaga jooksevad, aga kuhugi edasi ei liigu. Aga mõned suured asjad on, et kui me mõtleme selle peale, mida tegi Rüütli saamine presidendiks Rahvaliidu populaarsusele, tõstis pikaks ajaks populaarsust. Mida tegi Ilvese saamine sotside populaarsusega? Tõstis pikaks ajaks. Meri on natukene teine lugu, aga ka Meri, sest Meri hakkas kohe suverääni mängima ja Isamaale tast nagu erilist kasu ei olnud, ta läks vastupidi Isamaaga tülli kohe. Aga põhimõtteliselt erakond, kelle ridades tuleb president, saab tohutu olulise positiivse maine tõuke. Ja see on ju põhjus, miks ei taheta, et Mart saaks presidendiks. See on ju põhjus, see on üks põhjus. Teine põhjus on selles, et erinevalt kõigist varasematest Mart segaks neid. Kohe segaks neid. Ja segaks väga lihtsal viisil. Ajaks näpuga järge põhiseaduses ja ütleks, nii teha ei tohi, seda teha ei tohi, sellele ma alla ei kirjuta. Ja see ju tõstab neil juuksed peas püsti, kui meil on selline president, kes ütleb, kodukorda rikkudes võtsite seaduse vastu, tagasi Riigikogusse. Kuhu sa niimoodi jõuad? Nii ei saa ju valitseda, nagu Kaja Kallas ütles, laske meil valitseda. Et see neid paneb muretsema, tõsi, presidendi võim Eestis ei ole väga suur ja ütleme, poliitiline mänguruum on tal piiratud, aga ikkagi. Moraalne autoriteet on, kui sa selle välja endal võitled ja teatud juriidiline autoriteet on ka. Nii et see neid segab ja see maine asi ka segab. Nii et selles mõttes me kõik saame aru, miks Reinsalu ja Kõlvart ei ütle ega möh. Endal nagu pole kedagi sinna välja pakkuda, aga teistele ka head teha ei tahaks. Poliitikas armukadedus on suur asi. Nullsumma mäng, keegi võidab, keegi teine peab midagi kaotama. Nii et, aga teisest küljest jälle, millest saab Reformierakond aru ja liberaalne leer laiemalt saab aru, on see, et kui see protsess on tänaseks juba väga piinlik. See protsess on tänaseks juba hapu ja näeb välja nõme ja kahjustab maineliselt neid, kes seda protsessi veavad. Siin Reformierakond on vastutav, Eesti 200 on vastutav, Hussarid, Õnnepillakud, Michalid, see kõik tegelikult kinnistab pool aastat enne valimisi seda, mida me kõik ju tegelikult sabakondiga saame aru, valitsemisega nad hakkama ei saa, poliitika tegemisega nad hakkama ei saa, soliidsete lahenduste leidmise ja elluviimisega nad hakkama ei saa. Ja see tuletab kõike seda meelde, mida kauem see trall kestab. Selles mõttes nende eesmärk on kiiresti ära teha. Reinsalu eesmärk on võimalikult kaua seda nii-öelda valu hoida, aga Reinsalul on risk. Kui valu liiga kaua hoiad, läheb Riigikogusse tagasi ja siis hambad ristis, aknaalused rivistatakse üles, makstakse kinni, kes ametikohtadega, kes mingisuguste katuserahadega, kes millega, kes sellega, kes kriminaalmenetlustega, ütleme siis nii. Ja kui läheb Riigikogusse tagasi, see surve on see hüsteeria, mille meil meedia üles kütab, et Riigikogu ei saa oma tööga hakkama. Seal on nagu oht,
et siis võetakse mingisugune suvaline kirjanike liidu joodik ja pannakse presidendiks. Laitmatult vasakpoolne, globalistlik ja et ma utreerin, eks ole, võib ka olla mõni teaduste akadeemia laitmatu globalist. Et seda ka ei taha Reinsalu, seda ka tal vaja ei ole. Nii et kõik on hädas, kõik peale meie. Kõik peale meie on hädas ja selles mõttes meie ülesanne on, meil on olnud suve läbi 2 ülesannet. Esiteks korjata toetusallkirju Mardile, nii Mardile endale kui ka otsevalimistele. Ja see on meil 3 nädalat minna, meil on terve hulk üritusi ees, allkirjad kogunevad, olla pildil ja olla soliidne. Meil on kandidaat, kellel on platvorm, kellel on selge, kõigile teada tuntud maailmavaade, poliitiline väljakujunenud käekiri. Kõik teavad, kes ta on. Meeldib või ei meeldi, kas vihatakse või armastatakse üldiselt. Meie kõik armastame, aga me teame, et kuskil on mõned inimesed, kes vihkavad ka. Nii et meie poolt on täiesti aus kaup. Keegi teine nii ausat mängu ei ole suutnud mängida. Esiteks neil pole sellist inimest. Ma olen istunud seal vanemate kogus ja me peame ikka mõtlema, mida me presidendist ootame. Ma ütlesin, mida te ootate? Ta peab ikka välispoliitilise kogemusega. Ma ütlesin, Mart või? Ta peab olema ikkagi peab olema ka akadeemilise võimeks. Mart on 16 aastat loenguid pidanud ülikoolis, et mõtlete Marti või? Ikkagi hea sõnaseadja ja selline, okei, ma pakun teile Marti. Lõpuks viimane õlekõrs, mis neil on, et rahva ühendaja peab olema. Mina tean küll, kuidas rahvast ühendada. Rahvast saab ühendada sellisel juhul, kui me keerame tagasi kõik need äärmusliberaalsed rahvast lõhestanud asjad, nagu abielu lörtsimine, massiimmigratsioon, kogu see hullunud sugude tülli ajamine. Võt siis saab rahva ühendada. Ja rahvast ei hakka ühendama mitte ükski inimene, ja kliima ka just täpselt, ja mitte ükski neist inimestest, kes on seda äärmusideoloogiat edendanud või kaitsnud või vaikivalt pealt vaadanud, nagu üks põhiseadusliku institutsiooni esindaja meil siin. Tema ei saa selle ühendamisega hakkama. Selle ühendamisega saab hakkama inimene, kes on algusest saadik öelnud, need on asjad, mis lõhuvad Eesti rahva ühtsust. Teie kooseluseadused, teie abielu lörtsimised, teie refugees welcome, kogu see teie jura. See on see, mis on lõhkunud rahva ära ja teie selle parandamisega hakkama ei saa liberaalid. Nii et ka see õlekõrs tegelikult ei tööta nende kasuks. Aga Mart tuleb kuskil kell 6 jõuab siia, tal oli vaja olla täna ennelõunal Tallinnas matustel, nii et ta ei saanud õigeks ajaks siia jõuda, aga tema kindlasti räägib teile välispoliitikast. Ja välispoliitika on ka väga põnev ja tore teema. Ma natuke pisut puudutasin seda teemat. Ma paari sõnaga lihtsalt ütlen, markeerin ära, mida ma välispoliitikas kõigil soovitan. Kui te Eesti lehti loete, siis neid tuleb lugeda nii, nagu omal ajal loeti Pravdat või vaadati Vremjat. Loed lause läbi ja keerad täpselt vastupidiseks. Ja siis üritad aru saada, kas see siis on loogiline. Ehk siis teisisõnu, kui öeldakse, ukrainlased on sõjas praegu võitmas, siis loed, keerad lause tagurpidi, kurat, kaotamas on. Ja siis vaatad tegelikult andmestikku, et kui meie lehti loed, see Ukraina teema on selles mõttes nagu parim teema. Meie lehti loed, siis on selline tunne, et kohe ongi neil sõda võidetud. Nii hästi läheb praegu. Ja siis vaatad Ameerika siis selline organisatsioon nagu International Study of War, suur Ameerika süvariigi selline mõttekoda või. Ja seal on iga päev joonistavad kaarti, iga päev tõmbavad terve Ukraina peale kaardi peale jooni, et kust mis külad, linnad, maanteed, ristmikud on kelle käes. Ja midagi teha ei ole. Iga päev rinne nihkub natukene rohkem lääne poole. Iga päev. Lõuna poolt, Zaporožje juures liikub rinne ülespoole, sealt altpoolt liikub
muudkui lähemale Dnepri jõele, ülevalt see nii-öelda suur tööstusrajoonid, kindlustatud linnade rida, Kramatorski ja Slovjanski ümber, kogu aeg kaar läheb nii-öelda rohkem ja rohkem kinni ja nüüd on üleval päris sealt nii-öelda, siis ütleme Ukraina vaates kirde poolt, kui meenutate paar aastat tagasi oli tohutu propagandistlik hõiskamine Kurski all venelased taganevad ja Kurski all venelastel on uus Kursk. Ja nüüd on sealt liikunud venelased sügavale juba Ukraina sisemaale ja liiguvad iga päev edasi. Et see kaart, kui seda vaatad, siis on nagu tegelikult on täpselt vastupidi, et jube kehv seis on ukrainlastel. Ja mis siis juhtub Eesti inimeste peas, kui seal näiteks venelased läbi murravad või Ukraina kokku hariseb või see rinne veel kiiremini liikuva. Sa oled kuude kaupa lugenud, kuidas Rainer Saks ütleb, et jube hästi läheb. ERR kirjutab, et maru hea on seis, venelastel kohe kõik on läbi. Ja siis tuleb välja, et tegelikult on kaotus. No, see, inimestel tekib peas täielik lühis. Et kui sa loed Eesti lehti, loe lause läbi, loe pealkiri läbi, tihtilugu on niimoodi, et kui sa loed pealkirja läbi ja loed juba esimese artikli lause läbi, siis pealkiri on vastuolus või on tagurpidi sellest, millest artikkel ise räägib. Nii et pealkirja ei maksa üldse lugeda. Ja siis keera kõik tagurpidi ja siis ürita aru saada, kas nii on. Ehk siis, kui me poliitikast räägime, poliitikaga tegeleme, siis peavoolumeedia mingi absoluutses fantaasia maailmas elab. Aga noh, jumal tänatud, Kristen Michal loeb lehti ja ütleb, et Eesti läheb hästi. Majandus kasvab ja ostujõud on tõusnud ja inimesed on optimistlikud ja meile tulevad suured investeeringud. Siis vaatad, pagan, statistikat, OSCD statistika. 5 aasta statistika, ma ei tea, kui paljud on vaadanud ja jälginud, me tegelikult panime selle uutesse uudistesse, ma isegi kommenteerisin Facebookis, alates sellest ajast ehk esimene kvartal 2021, kaporatuuri riigipöördest alates, jaanuaris kukutati meie valitsus, eks ole, esimesest kvartalist 2021 kuni 26. aasta esimese kvartalini, ehk selle aasta esimene kvartal ka veel sees, on mõõdetud seal umbes 30 riigi tegelikku ostujõudu. Ehk palgatõus, pensionitõus ja see nii-öelda ära jagatud inflatsiooniga. Siis sa saad tegeliku ostujõu. Vaatad Eestit. 5 aasta jooksul on Eestis inimeste tegelik ostujõud kasvanud. Kui palju? 0,1%. Ei saa öelda, et 0. Kasv on sees. Kasv on sees tänu sellele, et sisse on võetud selle aasta esimene kvartal. Selle aasta esimeses kvartalis oli kõigi taskus võit, kui te tundsite, suur võit, kõigi aegade suurim maksulangetus, eks? Kõik on võitjad siin, ma olen kindel. Ja selle võidu tagajärjel siis meil see nii-öelda väljamakstav netopalk ka kasvas. Tänu sellele siis on saanud seda. Ja teiseks, kui sa siis vaatad seda, kus ja kuidas on meie tegelik palgakasv olnud viimastel aastatel, tegelik palgakasv on vedanud avalik sektor ja kõrgepalgalised. Avalik sektor ja kõrgepalgalised on ka üks ja sama asi. Ehk siis erasektori ja tavalised palgatöötajad tegelikult, kui keskmine, kogu keskmine statistika on 0,1, kui sa võtad sealt tipu välja, siis on ju selge, et absoluutne enamus Eesti inimesi elab tänasel päeval jätkuvalt vaesemalt, kui oli 21. aasta jaanuaris. Nii et mingit majanduskasvu meil ei ole ja nagu me oleme olnud 13 kvartalit järjest majanduslanguses. 13 kvartalit järjest. 22. aastast saadik on Eesti olnud majanduslanguses. Majanduslangus on olnud kogu Euroopas kõige sügavam, kõige pikem ja kõige laiapindsem, kõiki sektoreid puudutav. Ja nüüd me oleme siis teist kvartalit järjest plussis. Teist kvartalit järjest plussis. Ja muidugi me kiidame, valitsuse suur teene, me oleme 2% kvartali kasvus. Aga kui sa oled vahepeal kukkunud 14% kumuleeritult ja siis 2%-ga oled plussis vahepeal, palju see miinus on veel ees? No ei ole majanduses hästi, ei ole paremaks läinud ja mingit erilist paranemist ei ole loodet. Ja nüüd me jõuame järgmise asjani. See, mis eurooplased on teinud, Euroopa Komisjon, Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen ja meie suur rahvusvaheline poliitikakorüfee Kaja,
on Euroopa on energeetiliselt ennast nii nurka mänginud, et ma ei kujuta ette, mis meil sel talvel olema või saama hakkab. Mida tegi Trump? Et aru saada, miks see kogu see Venezuela ja kogu see Iraani teema erutab inimesi nii palju. Trump on teinud süstemaatiliselt paari lihtsat asja. Esiteks on ta kindlustanud selle, et suurem osa maailma nafta- ja gaasivarudest on kas Ameerika enda kontrolli all või Ameerikale sõbralike riikide kontrolli all. See on Lõuna-Ameerika ja Lähis-Ida. Iraan on veel eraldi teema, aga võtad Katarid, Saudi Araabia Ühendemiraadid. Ta on kõigi nendega teinud tehingud ära, nii et see on nii-öelda ameeriklaste kontrolli all. Mida ta sellega saavutab? Terve rea asju saavutab. Esiteks pitsitab Hiinat, väga valusasti pitsitab Hiinat. Teiseks pitsitab Venemaad, jube valusasti pitsitab Venemaad. Ja kolmandaks pitsitab Euroopa Liitu. Veel kõige valusamini pitsitab Euroopa Liitu. Ja selle nii-öelda energia domineerimise poliitika, see on Trumpi, ütleme siis ideoloogiline või ütleme siis doktriin neil, välispoliitiline julgeoleku energeetiline doktriin on energia, mitte energia julgeolek, energia sõltumatus, vaid energia dominants. Ehk siis nemad kontrollivad maailma energiat. Ja selle saavutamise üheks oluliseks tükiks on dollari dominantsi hoidmine. Dollar kui rahvusvaheline reservvaluuta, mis on ülioluline selleks, et hoida siis Ameerika riigieelarve ja Ameerika riigi võlg ilusti kontrolli all. Ja kõik inimesed, kes räägivad sellest, kuidas oi, Ameerika on suur riigivõlg, oi, Ameerikal on suur eelarve defitsiit. Võrreldes meiega pole neil mingit eelarve defitsiiti. Meil on ikka suurem. Võlg on neil tõsi küll meist suurem. Aga siis vaatad Euroopat. Euroopal on suurem kui Ameerikal. Nii defitsiit kui võlg on suurem. Vaatad Jaapanit. Jaapani võlg on 2 korda suurem, 2,5 korda suurem kui Ameerikal. Vaatad Venemaad, vaatad Hiinat. Ükskõik, mis ameeriklastel halvasti on, kõigil teistel on veel halvemini. Ehk siis, et ma ei tea, mida siin näpuga näidatakse. Nende dollari domineerimise, ütleme siis, oluline osa on seotud sellega, et nad hoiavad energiat enda kontrollile. Mida eurooplased sel ajal teevad? On kinni pannud tuumajaamad, on kinni pannud söökaevamise, on kinni pannud nafta- ja gaasimaardlad. Inimesed arvavad, et Euroopas ei ole naftat ja gaasi. On küll. Hollandil on suured maardlad, Suurbritannial on suured maardlad, Norral on ja Norra ei ole Euroopa Liidus ja kasutab. Saksamaal on tohutu suured söevarud. Muudkui kühvelda ahju ja tooda odavat elektrit. Odavam veel kui põlevkivi. Ehk siis Euroopa on ise selle kõik kinni pannud, siis on ta kinni pannud tuumajaamad ja kõike ostab sisse. Ja ostis siiamaani sisse 2 kohast. Ennem Ukraina sõda ostis Venemaalt. Pärast Ukraina sõda ostis Vene gaasi, mis pakendati kusagil Hiinas või Iraanis ümber. Pandi tempel peale nende pagana, mis iganes need konksud on, mida nad oma tähestikuks nimetavad. Ja või siis läbi Hiina või kuskil ümber pakendatud Vene gaasi, Vene naftat. Et Euroopa naftatarned Venemaalt on kogu sõja jooksul kasvanud. Ei ole vähenenud, on suurenenud. Tõsi, nafta ja bensiini tarned on vähenenud, aga gaasitarned on suurenenud. Ja nüüd on pandud ise nad panid, nüüd nad otsustasid, et jaanuarist enam üldse ei osta, mitte midagi ei osta. Venelased ei tohi ka kellegile teisele müüa, see on kõik kinni pandud. Ja Iraani sõja tõttu Lähis-Ida gaas, mida Katar oli suur varustaja, selle tarned on olnud oluliselt piiratud ja oluliselt raskendatud ja nad müüvad esimeses järjekorras seda Hiinale ja osta on võimalik peamiselt Ameerika gaasi. Nii et ameeriklased teenivad raha selle kõige pealt. Eurooplased on puudujäägis, maksavad kõige kallimalt ja tegelikult ei ole välja mõelnud, mismoodi seda asja lahendada. Nii et eesseisev talv, eesseisev sügis, kui tuleb sama külm talv, kui oli eelmine talv, me ei tea, kas tuleb või ei tule, siis on ikka päris kole. Juba täna lülitatakse Saksamaal, Prantsusmaal, Tšehhis, terves hulgas riikides juba täna lülitatakse välja tööstust, sest tööstus tarbib elektrit rohkem kui
eratarbimine elu sees kokku, eks ole. Ja no kuule, kui sa lülitad suuri tehaseid välja, keemiatehaseid, autotehaseid, ma ei tea, mis iganes, elektroonikatehaseid lülitad välja nädalas mitu korda, mitmeks päevaks. No mis sellest majandusest järgi jääb? Kus see palgaraha tuleb nendele töötajatele ja kus see maksurahad tuleb? Noh, Euroopa liigub praegu minu meelest absoluutse majandusliku katastroofi kursil ja no selle taustaks on siis see immigratsioonikriis. Immigratsioonikriis ei ole kuhugi kadunud. Kui uudiseid vaatasite, siis see, mis seal Marokos, Hispaania linnades toimus, on ju tuletab meile kõigile meelde, et 10 aastat on immigratsioonikriis käinud, 10 aastat on nii-öelda lahendusi otsitud ja pakutud ja mitte midagi ei ole paremaks läinud. Mitte midagi ei ole paremaks läinud. Aga mis on 10 aastaga tulnud? 2014 oli viimane aasta, kui Euroopas nii-öelda ei olnud immigratsioonikriisi. 2014. Siis hakkas Süüria kodusõda ja mis seal kõik oli, siis Angela Merkel ütles, wir schaffen das, refugees welcome, kõik tulge. Tuli kuskil 5 miljonit inimest. Kogu aasta jooksul saabus Euroopasse kuskil 5 miljonit inimest. Nendest 5 miljonist kusagil, ja ma loen sinna Suurbritannia sisse, ta ei olnud veel, Brexit ei olnud veel toimunud, nii et kogu statistikat tuleb arvestada, et Euroopa on ikkagi Suurbritanniaga. Nii, 5 miljonit natuke kopikatega peale, 2,8 miljonit olid illegaalid. Noh, pagulased muidugi. Kõik on 20-aastased machetedega pagulased. A teine 2,6 miljonit olid ametlikult, legaalselt Euroopasse tulnud inimesed Afrikast ja Aasiast. 2014 saabus Euroopasse 3,4 miljonit inimest Afrikast või Aasiast. Nendest suurem osa olid legaalsed. Tegid, ma ei tea, Indoneesias või Pakistanis või kus iganes tegid paberid ära ja tulid Euroopasse, said elamistööloa. Täpselt samamoodi mingid nigeerlased ja ma ei tea, mis asjad. Ehk siis absoluutne enamus nendest inimestest, kes meil tänaval kõnnivad, kas kui Tallinnas Bolti sõidavad, ei ole illegaalid, ei ole pagulased, on legaalsed immigrandid. 2015 üle 5 miljoni, siis 2016 suure paanika peale langes see 3,6 peale, ehk ikka veel suurem kui siis nii-öelda normaalsel ajal. Ja mitte ühelgi aastal ei ole ta langenud sellele tasemele, kui ta oli viimase 10 aasta jooksul, kui ta oli 2014, ehk alla 3,3 miljoni, erandiks 2020, kui koroona ajal kogu liiklus korraks seisma jäi, siis oli ta alla seal kuskil 3 miljoni piiri peal. Nii et viimase 10 aasta jooksul on Euroopasse saabunud 55 miljonit. 55 miljonit moslemit ja neegrit. Ja see tempo on igal aastal natuke suurem kui eelmisel. 2023 7 miljonit. 7 miljonit inimest. No Euroopa Liidus on 450 miljonit inimest, paneme sinna need riigid juurde, mis ei ole Euroopa Liidus, kokku võib-olla 500 miljonit inimest. Jätame Venemaa välja. Et nii-öelda valgeid inimesi Euroopas 500 miljoni ringis, eks ole. Ja meil on juba Euroopas üle 10%. Aga nad ei jaotu muidugi ühtlaselt, eks ole, üle 10% on. Ja tempo kasvab kogu aeg. See ei ole, ja nüüd paneme selle kokku, ja mida see on kaasa toonud, me kõik teame, eks ole, vägistamised, mingid noarünnakud, kõik need autodega jõuluturgudesse sisse rammimised, vaatad Pariisis mingisuguses kesklinnast, lähed paar metroopeatust edasi, ausalt öeldes ei saa aru, kas sa oled kuskil Aafrika linnas või mitte, et tänavad on lihtsalt absoluutse prügi all, kõik on täis roojatud, lagastatud, mingisugused pahupidi silmadega lõnkarid uitavad ringi. Et see kolmas maailm on kohal. Koos kultuurilise allakäiguga, koos julgeoleku allakäiguga, koos majandusliku allakäiguga, mida toovad kaasa immigrandid? Immigrandid toovad kaasa majandusliku allakäigu, sest nad elavad sotsiaaltoetuste peal, nad tarbivad kõiki avalikke teenuseid ilma sinna panustamata, nad tõmbavad alla palgataset, nad ajavad üles kinnisvarahinnad
Nad ajavad üles meditsiiniteenuste nõudluse ja nad ajavad üles julgeoleku tagamise kulud. Nad tekitavad ainult kulusid ja vähendavad kohalike elanike palgatulu. Pluss kuritegevus. Pluss sinna kõigele juurde ja see on tegelikult tähtsam, kui inimesed üldse aru saavad. Meie eestlastena saame sellest aru. Kultuuriline identiteet on kõige alus. Kultuuriline identiteet on see, ilma milleta ei ole võimalik üldse rahval olla, tsivilisatsioonil eksisteerida. Millest koosneb kultuuriline identiteet? No hästi lihtsalt öeldes meie müütidest. Kes me oleme? No eestlane on ikka töötegija mees. Eestlane, aeglane ja kindel ja kui 20 kraadi külma on, siis paneb teise nööbi kinni ülevalt. No see on need müüdid. Mis on meie müüdid? Meie Sinimägede müüdid, meie Kalevipoja müüdid, meie Vabadussõja müüdid, meie küüditamise lood, need lood. See on meie identiteet, eks ole. Meie need samad mingisugused kultuurilised sellised ühisnimetajad, mis kinni ja jää saab kinni löödud ja kõik need kevaded ja viimsed reliikviad, võt see või ka ütleme, nooremal põlvkonnal mingisugused värskemad asjad, aga põhimõtteliselt meie identiteet, Tammsaare lood. Ja mida sul on rääkida mingisuguse moslemiga sellest? Me teame, et me õpetame venelasele ära, et loe Tammsaare läbi, ta ikka ei saa aru. Ta ei saagi aru, ta ei peagi aru saama, tal on oma lood. Tal on oma lood. Aga meilt võetakse ära meie kultuuriline identiteet. Kõik need vasakpoolsete niutsumised sellest, kuidas me ei saa ikka jõulupidu pidada ja me ei saa sealiha koolis ikkagi serveerida, sest meil on koolis 2 moslemi last ja nendel on sellega probleem ja me ei saa ikka, ei saa ja me ei tohiks koolis ikkagi Vabadussõjast rääkida, sest et siin on inimesi teistest rahvustest, kellele see mõjub teistmoodi kui meil. Persse minge raisk. Kolige mujale. Meie identiteet. Me peame seda hoidma ja me peame seda taas tootma. Neid lugusid edasi rääkima. Ilma asjata ei vii kõik me oma perekonna, oma lapsi märtsi küüditamise aastapäeval räägime, kes tegi meie vanaisale seda ja mismoodi see käis. See peab elama see edasi mälus. Nii et see on meie identiteet ja immigratsioon hävitab selle. Hävitab kogu selle kultuurilise võrgustiku või nagu tänapäeval üsna ebameeldiv sõna on lõime. Selle lõime hävitab ära. Ja see on see, mis Euroopas on toimumas praegu. Ja siia paneme nüüd otsa majandusliku allakäigu. Esimest korda enam-vähem 3 inimpõlve jooksul, ütleme alates 50-ndatest, eelmise sajandi 50-ndatest, oleme me jõudnud olukorda, kus järgmise põlvkonna väljavaade on kehvem elu kui eelmisel põlvkonnal. Varem on alati olnud niimoodi, et mina rügan ja teen tööd ja näen vaeva, et lastel oleks parem elu kui mul. Ajan elu jooksul asjakesi kokku, tassin oma pessa, eks ole, maksan kinnisvara võlgu, jätan lastele ka midagi. Et näe, siin mingi maamajakese ja linnas korterikese ja nendel on siis kergem, nendel on juba alustavad paremalt positsioonilt kui mina, eks ole. Esimest korda vähemalt, ütleme, varsti juba 3 inimpõlve jooksul vähemalt, on seis selline, et järgmine põlvkond vaatab tulevikku, ütleb, meie elu saab olema kehvem kui meie vanematel, mis veel õudsem, meie elu saab olema kehvem kui meie vanavanematel. Meil ei ole vaja kaugele vaadata, mis see kaasa toob. Noorte enesetapud, depressioonid, perspektiivitunde puudumine, iibekriis, see on kõik sellega seotud. Ja see on poliitika valiku tagajärg. Halvem elu on poliitika valiku tagajärg. Kui sa otsustad, et meil on suurepärane energiaallikas, põlevkivi, 100 aastat on kaevandatud, 100 aastat on ahju aetud, 100 aastat on taganud valguse ja soojuse Eestis odavalt, aga nüüd paneme kinni. Nüüd paneme kinni ja paneme kõik põllud täis neid pagana paneele, mis on esiteks mürgiseks, teiseks kallid, kolmandaks ei tooda siis, kui sul vaja on. Et me oleme nii targad ja me oleme nii õilsad.
See on poliitikavaliku tagajärg. Meedia jälle, jõuan tagasi meedia juurde, kõik, mis kirjutab, keera tagurpidi. Kui sa loed uudiseid sellest, mis on Ameerika majanduses toimumas, siis jääb mulje selline, et kõik on halvasti. Inflatsioon ja töökohti luuakse vähe ja see ja teine ja kolmas, neljas asi. Tegelikult Ameerika majandus on uue suure buumi algusjärgus, sest et Trumpi majanduspoliitika on täpselt see, mis on EKRE majanduspoliitika. Madalad maksud, vähe bürokraatiat ja ütleme siis niimoodi, et anna inimestel võimalus tööd teha ja see endale jätta see oma töövili. Ja vähe immigrante, kes suruvad palgataset alla, kes ajavad kinnisvara hinna ülesse, kes tekitavad kuritegevust, kõike seda. 3 lihtsat asja, odav energia, madalad maksud, vähe bürokraatiat ja oma rahvusriigi ümber ilus, korralik, pidav aed. Hea aed teeb head naabrid, nagu öeldakse, eks ole, et hoiad oma aia vahel, tema teeb seal oma asja, meie teeme siin oma asja ja kui aed on korralik, siis võid isegi oma muruniiduki, jalgratta ja mingisugused tööriistad aia ei pea lukustama, võid jätta kuuri alla vedelema. Nii et ja seal on täpselt vastupidi kui Euroopas. Üle pika aja on noortel inimestel perspektiivitunne, et nende elu läheb jälle paremaks, sest et Ameerika ja Euroopa olid Bideni ajal kindlasti enam-vähem samal rajal. Et üle pika aja nüüd on seal jõutud selline, et nad on teinud kardinaalse poliitika muutuse. Majanduspoliitika muutuse, immigratsioonipoliitika muutuse, rohepoliitika muutuse ja silme ees on näha, et elu läheb paremaks. Võtad kvartali statistika andmed, kvartali haaval. Reaalpalga kasv on tegelik, tööhõive kasv on tegelik, siis tootlikkuse kasv on tegelik. Kinnisvara hinnad tulevad alla. Kõik näitajad, mida sa tahad, et oleks, inflatsioon on väike, väiksem kui Euroopas. Nii et kõik näitajad, mida sa tahad, on õiged ja head ja ennustavad seda, et paremaks läheb järjest. Ja Euroopas kõik näitajad on täpselt vastupidised. Nii et selles mõttes see, kui ma nüüd jõuan poliitika juurde, tulen ringiga tagasi ja kohe hakkan kokku võtma oma juttu. Mida see tähendab? See tähendab seda, et demokraatia niisuguses situatsioonis ei jää ellu. Ei ole võimalik, kui sul ühisnimetaja ühiskonnas puudub. Ühel pool on sul mingisugused moslemid ja siis teisel pool on sul mingid machetega neegrid ja siis on sul mingisugused ennast kogu ülejäänud ühiskonnast isoleerinud kõrgbürokraadid, kes mitte millegi eest mitte kunagi ei vastuta, aga kelle palk on selline, et lihtsalt vaata ja mõtled, et see ei ole normaalne. Ja siis on sul see rahvas, kes peab kõik selle kinni maksma ja peab samal ajal kogu aeg kartma, et õhtul ämara peale jäädes saad kuskil nurga taga nuga või vägistatakse ära. Et sellises olukorras demokraatia ei ole võimalik. Ja see demokraatia on Euroopas nii sügavas kriisis juba, et mina ei tea, mis saama hakkab. Hea on, kui võimalikult vähe vägivalda tuleb. Aga meie asi on Eestis ja see süsteem laguneb. Euroopa Liit laguneb igal juhul ja laguneb kiiremini, kui keegi arvab. Laguneb nii nagu Nõukogude Liidus. Keegi ei uskunud, et ta nii kiiresti laguneb. Euroopa Liit laguneb igal juhul. Meil ei ole Eestis ühtegi teist erakonda peale EKRE, kes sellest aru saaks ja kes oleks valmis selles olukorras tegelikult tegutsema rahvusriigi huvides, rahva huvides. Sest meil ei ole seda ideoloogilist ajukrampi, et Euroopa Liit ja NATO, me ei pea ise midagi tegema, me ei pea ise midagi mõtlema, meie eest kõik mõeldakse ära, otsustatakse ära, meie asi on ainult lugeda silmadest, kui kõrgele hüpata. Aga enam ei ole isegi korraldust, kui kõrgele hüpata. Antikorraldus 5% SKP-st, mida meil teha, sellega kaasatakse, varastatakse lihtsalt. Jõhkralt varastatakse seda raha. Et see süsteem lõpeb. Meie ülesanne, EKRE ülesanne on olla valmis, kui nii nagu 90. 91. aastal astuda sellesse rolli, et päästa Eesti, kui see kohale jõuab. Ja see jõuab kohale kiiremini, kui keegi arvab. Nii et olete valmis.